Narva linnavolikogu opositsioon otsustas tänaseks kokku kutsuda erakorralise istungi ilma volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini kinnituseta. Istungi ainus eesmärk on umbusaldada volikogu esimeest, linnapead ja aseesimeest. Ükski koalitsiooniliige istungil ei osale. 88 päeva on läinud momendist, kui opositsioon enam tegelikult ei ole opositsioon, aga meil on häälte enamus ja volikogu esimees, nagu kogu Eesti teab, on teadlikult seadust rikkunud ja teinud kõik selleks, et mitte ei oleks istungeid. Me tegelikult ausalt öelda lootsime, et nad isegi tulevad siit samast ukse tagant täna välja, osa inimesi istub seal ukse taga ja vaatab seda otsesaadet. Et selles mõttes on olukord naljakas. Kui nad tahavad mingit etendust korraldada, siis kui see on nende ühtne soov, siis palun väga. Jumal küll, kui inimesed ei suuda läbi lugeda kas või 2 paragrahvi ja edastada paberid, mis oleksid korras, no tähendab, neil pole siin mitte midagi teha. Nii et need umbusaldused, mida nad täna seal arutasid, neid volikogu menetluses ei ole. Umbusaldust ühegi KOKS-i seadusjärgi tagasi ei saa lükata. Ja tema toodud punktid, et oli registreerimata, on väär, sest see registreeriti ära kantseleis, seda kontrollida. Tema ütles, et ei tohi linnapea nime ette anda, no miks ei tohi? Opositsiooni sõnul keeldus linnakantseleinile täna andmast kõiki istungiks vaja minevaid asju, sealjuures ka hääletuskasti ja pitsateid, mis tähendab seda, et pool aega toimus hääletus vanakooli meetodil ehk käe tõstmisega ja nüüd on teinud opositsioon omale ise hääletuskasti ja hääletussedelid, et valida volikogul uus esimees. Tegelikult me teame selgelt, et volikogu esimees on öelnud selgelt välja, kes tuleb meid toetama kanselei poole pealt, siis nad vallandatakse ja nii nagu Eesti meedia on kuulnud ju tegelikult, siis juba täna on suured vallandamised toimunud. Narva linnavolikogu kinnitas täna küll 16 häälega linnapeana ametisse Jaan Tootsi ja volikogu esimehena Urbo Vaarmanni. Juriidiliselt on täna aga endiselt asi segane, sest ühest küljest on meil olemas Riigikohtu lahend, mis ütleb, et volikogu liikmed võivad ise kokku kutsuda istungi, kuid teisalt viidatakse sellele, et linnavolikogu kantseleis ei registreerinud seda ametliku istungina. Paljud on küsinud, et kas kaklus tuleb. Ma olen öelnud, et plaan B poisid on boksipoisid ja meil on ka olümpiakohtunik meie meeskonnas ja kohtunik on öelnud selgelt. Kõik peab käima seaduste järgi ja korra järgi ja kindlasti meie mingit jõuga ülevõtmist tegema ei hakka, aga ma veel korra juhin tähelepanu, et 88 päeva ja demokraatlikus riigis see olukord ei ole normaalne. Ma ei lase neid siia nii kaua, kui seadus annab mulle selle võimaluse. Ma miskipärast arvan, et ta siia tuleb koputama ainult sel juhul, kui teie seisate kaameraga tema selja taga selleks, et näidata mis ja kuidas. Ma lähen Raiki juurde ja rahulikult räägime. Tegelikult on proua Raik väga mõistlik, ta on seda kuskil välja ütlenud, et kui ta näeb seda dokumenti, et 16 häält avaldas umbusaldust ja homme me registreerime kantseleis, täna on tööpäev lõppenud, teatavasti kantseleis meid ei teeninda, homsest ilmselt ta peab seda tegema. Katri Raiki meil täna õhtul intervjuuks tabada ei õnnestunud, mistõttu ei oska me täna öelda, kas homme läheb linnapea kabinetis madinaks. Küll aga on Narva poliitmängudesse tänaseks kaasatud ka ametivõimud, sest aprillis tegi Keskerakond kaebuse prokuratuurile Stalnuhhini peale ning Stalnuhhin omakorda Kaitsepolitseiametile. Mina tegin avalduse kaposse, sest mul ei olnud muud võimalust. Mul oli tunnistaja, kes kuulis pealt, kuidas Toots mulle pakkus vahetada minu enda mitte saadud palga selle koha vastu ja ma teatasin sellest kaposse. See, et kapo otsustas mitte tegeleda selle asjaga, võib-olla Tootsil on tõesti mingid võimalused üks või teine asi peatada. No see on küll hea kuulda, et mul on sidemeid organiga. See oli poliitiline läbirääkimine, me palusime tal teha juba siis, et tee õigel ajal istungeid ja me oleme nõus sulle selle palga maksma, ära venita palun, ära hoia linna kinni. Selle kohta ta tegi avalduse, see on poliitiline läbirääkimine. Ma arvan, et kui prokuratuur saab endale selgeks, milles tegelikult asi on, ma ei hakka prokuratuuri eest midagi ennustama. Vaatame, mis tulevik toob ühes. Muidugi.